Tänavused tormid on maaelamisi ja põlde parasjagu räsinud. Põlvamaa Laheda valla inimestele jääb selle aasta 22. juuli kindlasti kauaks meelde, sest nüüd, 5 nädalat hiljem, meenutatakse seda päeva kui eilset. Aknast aida juurde midagi näe. Kõik on nii tihe saduvad ja akendasta tuli nagu pirrini, nii et aknakruuti oli kati. Kätkruuti oli kati. Ja nüüd kole sääne asi. Ei ole sugugi hää. Ja ei olnud siis sugugi mitte tuul, vaid päris rahetera? Rahetera ja siis pärast vihm pääle. Ja. Suured need raheterad olid? No nii rusika suurused oli kõige suurempaa. Oli vähemped ka. Vähemped peal hulga on nii igasugutid. No köökivili on nii täitsa maaga. Nüüd on näed lehe õmma praegust köökivili all. Ilosa lehe õmmaga ja talle enne seda oli ilus niisuguse lehe. Aga kui ma vaatamalla siis üldegi lehte. Kõik oli nii puhast. Aga karteldust vist küll ei saa midagi. Karteli on küll puhas. Puhas töö. Ja marjapõõsastest ikka saite marjad enne kätte? Ei, kossa, ei ole. Marjadest oleme nii puhnatud. Mõne üksiku, mis enne seda tormi sai korjatus nii palju sai. On siin proovitud ka teil kuidagi viisi seda saaki kätte saada? Ei ole, sellepärast siin ei ole enam seda saaki. No mõned mehed on üritanud ja ütlevad, et ehk saab siit veel silo teha. Ei, siit enam silo teha ei saa. Siin ei ole nii palju enam niiskust sees, et tema kääremist võtaks. See on juba kuiv. Ta rahe peksis selle vilja kõik ära, nii et ta oli nagu rullide vahel läbi käinud. Tal ei ole mahla sees. Aga mis sellest põllust nüüd edasi võiks saada? Ega teda künda ka lihtne pole? Selle odrapõllu selle künnab ilusti, siis probleem tuleb nisu ja kaerapõlluga, mis on suurem, kus on rohkem massi, kus ader ei keera teda ära. Aga selle künnab küll siis. Palju teil üldse põld oli ja kui palju te hindate olevat kahju? Maad on üldse koos rendimaaga kokku 32 hektarit. Teravilja oli kuskil 18 hektari ringis. Nüüd kui liita kokku põllule tehtud kulutused ja saamata jäänud tulu ja sealt maha lahutada koristuskulud, siis kuskil 100 000 ringis jääb kahju. No siit edasi ilmselt tuleb küll mõte, et kindlustaks ehk põllu järgmisteks saakideks ära. Igatahes kindlustaks, kui see oleks võimalik. Siiani ei ole ta veel võimalik. Ei ole siukest kindlustusliiki meil veel. Võimas raha ehmatas mitte üksnes inimesi. Toonekured hoidsid pesast mitu päeva eemal ja õunapuu on 5 nädalat pärast rahet taas õitsele puhkenud, mis siis, et samas ka vilju kannab. Uuemad katused pidasid rahele vastu, aknaklaase tuli aga pea igal perel vahetada. Kõige hullem oligi akendega ja akmed peksis kõik puruks, saunaaken veel ja siis veel paar kõrvahoonel ka peksis ära puruks kõik, nii et ega midagi hääd ei ole. No põldu me teame, et ei saa kindlustada, maja aga saab. Oli teil ka kindlustatud? Jaa, maja oli kindlustatud ära. Kohe hiljaaegu oli veel tehtud kindlustuspoliis ja et kõik oli nagu korras. Ja siis tegime nii nagu juhises, helistasime kohe peale tormi sinna kindlustusse. Tuli mees kohale ka ja midagi ta ei mõõtnud, vaatas ja siis ütles, et oodake. Ja siis nüüd me ootame, oleme sinna helistanud mitu korda ja ei ole nagu veel vastust tulnud, ei tea. Aga see rahe, mis maha tuli, oli ikka kohutav? No see oli ja kohutav. Mul isa on ka üle 80 aasta vana, nii et tema elu sees ta ei mäleta sellist. Ta seda meele võttis kurvas küll, kui välja tulime ja nägime ja siis kõik ülarahvast tõi kokku siia nuka peale ja kõik igaüks rääkis oma, mis kõik juhtunud on ja algul ikka oli, nüüd on juba hakanud ära harjuma, aga eks too alguse moment oli väga raske küll. Jääb meelde ja teil on tehtud ka sellest ajast pilti ja isegi raheterad alles? Jah, on küll, tõepoolest, et kui juba ära toibusime, siis kohe jooksin tuppa, võtsin aparaadi ja nii palju kui oli seal filmi lõpus, siis piltisin täis kõik ja lapsed siis korjasid neid raheteri ja panid kilekotti ja ikka nüüd on käinud ja vaadanud neid, et see on ikka tõesti